Iga päev puutume kokku oma autode ja mobiiltelefonidega ja tänapäeval on peaaegu võimatu ilma nendeta elada. Autod aitavad meil kiiremini kaugetesse kohtadesse jõuda ja mobiiltelefonid on peaaegu nagu osa meie enda kehast. Kuid on olemas üks element, mida kasutatakse nii autodes kui ka elektroonikaseadmetes, mida me kasutame. Täna räägin sulle, mis on pallaadium ja miks see on autode ja elektroonika jaoks ülioluline. Täna räägime metallist, mida sa tõenäoliselt kunagi näinud ei ole, kuid mis on olemas peaaegu kõigis tänapäeva autodes ja paljudes elektroonikaseadmetes, mida sa igapäevaselt kasutad. Kas oled kunagi mõelnud, mis aitab autol vähendada selle tekitatavat saastet? Või kuidas on võimalik, et väike elektroonikakomponent suudab elektrisignaale nii tõhusalt edastada? Nendele küsimustele vastus peitub väärismetallist nimega pallaadium. Ja täna saame aru, mis materjal see nii eriline on ja miks see on täiesti hädavajalik kaasaegse tehnoloogia jaoks. Pallaadium on keemiline element, mille sümbol perioodilisusstabelis on PD ja aatomnumber 46. See kuulub erilisse metallide rühma, mida tuntakse plaatinarühma metallidena ja mida peetakse väärismetallideks. Aga mida täpselt tähendab olla väärismetall? Väärismetallid on need, millel on erakordne vastupidavus korrosioonile ja oksüdatsioonile, mis tähendab, et nad ei roosteta ega lagune kergesti, kui nad puutuvad kokku õhu või niiskusega. Pallaadiumil on hõbedaselt valge värvus ja see on üks mitmekülgsemaid metalle, mida me teame. Aga kas sa tead, miks see on nii eriline võrreldes teiste metallidega? Vastus peitub pallaadiumi erakordses keemilises omaduses. Selle võime toimida katalüsaatorina. Katalüsaator on aine, mis kiirendab keemilist reaktsiooni ise protsessis ära kulumata. Kujutage ette, et teil on 2 keemilist ühendit, mis peavad muutuma 3. ühendiks, kuid see muutumine toimub loomulikult väga aeglaselt või ei toimu kergesti. Just siin tuleb mängu pallaadium. Kui pallaadium on kohal, suudata seda reaktsiooni hõlbustada, muutes selle palju kiiremaks ja tõhusamaks. Aga kuidas täpselt pallaadium seda teha suudab? Pallaadiumi katalüütiline omadus toimib, kuna ta suudab oma pinnale neelata gaase ja molekule, luues ideaalse keskkonna keemiliste reaktsioonide toimumiseks. See võimekus on nii tõhus, et peeneks jaotatud pallaadiumi peetakse üheks parimaks katalüsaatoriks hüdrogeenimis- ja dehüdrogeenimisreaktsioonides. Aga mis see on? Hüdrogeenimisel lisatakse vesinikuaatomid molekulile, muutes tavaliselt küllastumata ühendid, need, millel on süsinikuaatomite vahel kaksik- või kolmiksidemed, küllastunud ühenditeks, millel on ainult üksiksidemed. Praktiline näide, mida sa hästi tead, on taimeõli muutmine margariiniks. Vedelikuõli läbib hüdrogeenimisprotsessi, kus vesinikuaatomid lisatakse selle molekulidele, muutes selle toatemperatuuril tahkeks või pooltahkeks. Dehüdrogeenimine on vastupidine protsess, kus vesinikuaatomid eemaldatakse molekulidest, luues kaksik- või kolmiksidemeid ja muutes küllastunud ühendid küllastumata ühenditeks. Need protsessid on äärmiselt olulised keemiatööstuses ja erinevate materjalide tootmisel, alates kütustest kuni plastide ja farmaatsiatoodeteni. Aga mis on selle omaduse kõige olulisem rakendus päriselus? Vastus peitub autode katalüüsmuundurites ja just siin muutub pallaadium tänapäeva elu jaoks täiesti asendamatuks. Kui sa sõidad sisepõlemismootoriga autoga, põleb kütus selle sees mootoris, tootes energiat sõiduki liigutamiseks. Kuid see põlemine ei ole täiuslik ja selle tulemusena paiskab mootor välja saastavaid gaase nagu süsinikmonoksiid ja põlemata süsivesinikud. Need gaasid on äärmiselt kahjulikud nii keskkonnale kui ka inimeste tervisele.
Aga kuidas on võimalik seda saastet vähendada? Siin tulebki mängu katalüüsmuundur, seade, mis paigaldatakse auto väljalaskesüsteemi ja mis sisaldab pallaadiumi, mis on üks selle peamisi komponente. Kui kuumad heitgaasid läbivad katalüüsmuunduri, toimib pallaadium katalüsaatorina, muutes süsinikmonoksiidi süsihappegaasiks ning süsivesinikud veeks ja süsihappegaasiks. Kas suudad nüüd ette kujutada, millist keskkonnamõju see omab? Ilma pallaadiumita ei suudaks tänapäeva autod saastet nii tõhusalt vähendada. Kuid pallaadiumi tähtsus ei piirdu ainult autodega. See on ülioluline ka elektroonikatööstuses. Kas tead miks? Elektroonikaseadmed töötavad elektrisignaalide abil, mis peavad liikuma ühest komponendist teise läbi elektriliste kontaktide. Need kontaktid peavad olema äärmiselt usaldusväärsed ega tohi korrodeeruda, sest igasugune lagunemine kahjustaks seadme tööd. Ja just siin tulebki pallaadium mängu. Seda kasutatakse elektriliste kontaktide valmistamisel erinevates elektroonikakomponentides, alates nutitelefonidest kuni arvutite ja tööstusseadmeteni. Pallaadiumi korrosioonikindlus tagab, et need kontaktid töötavad laitmatult aastaid, kaotamata oma võimet elektrisignaale edastada. Lisaks kasutatakse pallaadiumi ka kondensaatorites, mis on peaaegu kõigi tänapäevaste elektroonikaahelate põhikomponendid. Kondensaatorid salvestavad elektrilaengut ja vabastavad selle vajadusel ning pallaadiumi kasutatakse nende struktuuris, et tagada stabiilne ja pikaajaline töö. Kuid pallaadiumil on veel üks sama oluline kasutusala – gaaside puhastamine. Pallaadium on äärmiselt tõhus vesinikgaasi puhastamisel, eemaldades lisandeid ja tagades, et gaas oleks piisavalt puhas, et seda saaks kasutada tööstusprotsessides ja puhta energiatehnoloogiates nagu kütuseelemendid. Nüüd võite endalt küsida. Kui pallaadium on nii oluline ja nii mitmekülgne, siis peab ta looduses väga levinud olema, eks? Tegelikult ei ole see nii. Pallaadium on haruldane metall, mida leidub maakoores piiratud koguses. Maailmas suurimad pallaadiumivarud on koondunud vaid mõnda riiki ning Venemaa, Kanada, Lõuna-Aafrika Vabariik ja Ameerika Ühendriigid vastutavad suurema osa ülemaailmsest tootmisest. Venemaa on selles kontekstis eriti oluline, kuna tal on teadaolevalt maailma suunimad pallaadiumivarud ning ta kaevandab seda metalli peamiselt nikli kaevandamise kõrvalsaadusena. Seetõttu ei leidu seda looduses puhtal kujul, vaid ainult teatud maagides ning selle kaevandamine on keeruline ja üsna kulukas protsess. Need leiukohad tekivad keeruliste geoloogiliste protsesside tulemusel, mis võtavad miljoneid aastaid. Pallaadiumi kaevandamine hõlmab keerukaid kaevandus- ja keemilise töötlemise tehnikaid, et eraldada metall maagist. Kuna need varud on geograafiliselt koondunud vähestesse riikidesse, muutub pallaadium mitte ainult majanduslikult väärtuslikuks ressursiks, vaid ka strateegiliseks materjaliks, mille kättesaadavus võib mõjutada ülemaailmseid poliitilisi ja majanduslikke otsuseid. Eriti arvestades selle kriitilist tähtsust maailma autotööstuse ja elektroonikatööstuse jaoks. Teie arvamus on meile oluline, nii et kui teile video meeldis, siis tellige kanal, kui te pole seda veel teinud. Pange like ja aktiveerige teavituste kelluke. Ja kui soovite meid aidata selle ja paljude teiste sisude tootmisel siin platvormil, kaaluge liikmeks hakkamist ning aidake meid väikese kohvi ja juustusaia toetusega ning teid mainitakse meie videotes. Kui soovite professionaalselt areneda või omandada uue tehnilise oskuse, siis skaneerige QR-kood või külastage kirjelduses olevat linki ja avastage lehekülg kõigi kursustega, mida me soovitame. Kas sa juba teadsid, et nii oluline ja mitmekülgne metall on sinu autos ja elektroonikaseadmetes olemas? Kas oled kunagi mõelnud, milline mõju oleks kaasaegsele tehnoloogiale ja õhukvaliteedile, kui pallaadiumit ei oleks? Jäta oma arvamus kommentaaridesse. Tahan teada. Siin kõrval on 2 huvitavat videot, mida sa pead kindlasti vaatama, et laiendada oma teadmisi ja rahuldada oma uudishimu. Tahad meiega kaasa lüüa? Pane like telekanal, aktiveeri kelluke ja kaalu kanali liikmeks hakkamist. See ongi kõik inseneriteaduse austajad. Suur kallistus ja kohtume järgmises videos.